Tere head Targa Tehnika Kodu podcasti kuulajad. Minu nimi on Anti Kelner, olen Vihuri Agri järelturu juht ja minu tänaseks vestluspartneriks on Martin Puh. Tere Martin. Tere Anti. Martin on Startax AS-ist, et äkki alustangi sealt, et Martin räägid äkki paari sõnaga iseendast ja sinu ettevõttest. Startax AS on siis Soomes alguse saanud ettevõte. Tänaseks on Startax laienenud siin kogu Põhja-Euroopasse ja ka Baltikumi. Tegeleme väga suures valikus auto- ja rasketehnika varuosade müügiga ja nüüd siin iga aastat üha enam olemegi keskendunud siis ka väga suure valikuga erinevatele valguslahendustele, et siis töötuled, kaugtuled, sisetuled ja nii edasi, et hästi suures valikus on meie valikus just neid. Ja tegelikult, miks Martini me täna siia kutsusime, ongi see, et täna meil ongi plaan rääkida masinate, ennekõike põllumajandusmasinate ja siis alati ka teiste rasketehnikamasinate tuledest, räägime rohkem natukene töötuledest, põgusalt võib-olla ka vilkuritest ja kaugtuledest. Aga hakkame siit otsast minema, et äkki sa Martin natuke seletaksid, et mis neil tuledel tüüpidel väga palju vahet on, et tänapäeval räägitakse kogu aeg ikka LED, aga mis see LED on siis teistsugune, kui on halogeen või vahepeal, mida siin kasutati xenonit, et mis neil need põhierinevused on? LED-i suurimad eelised kõigi muude tüüpide puhul ongi see, et LED-i voolutarve on väga madal ja siis samamoodi LED-ist on võimalik saada väga kompaktse tule puhul väga suur valgustugevus. Et üha rohkem arendataksegi aina võimsamaid LED-e siis nendesse korpustesse sisse, et saada väga head valgustugevust. Et halogeeniga võrreldes ongi pigem kindlasti see, et voolutarve on oluliselt madalam just halogeeni võrreldes. Ja xenoni puhul kindlasti üks asi, mis oli väga suur miinus xenoni puhul, et xenon tuli soojeneb üles, ta ei lähe momentaanselt kohe täie võimsusega põlema ja siis samamoodi kindlasti xenon tule hind on oluliselt kõrgem kui LED-ide puhul. Et kuna neid LED-e, kui me tänapäeval läheme nüüd LED-ide peale ja vaatame neid LED-e, siis kui sa lähed, väga vahet ei ole, millises poodi, kes neid müüb, siis see on nagu väga seinast seina, et kust ma nagu alustama peaks, kui ma sooviksin endale masinale LED töötulesid hakata paigaldama. Et mis see esimene asi on, mida ma nagu jälgima peaksin? Kindlasti tuleks enda jaoks nagu ära kaardistada, et välja mõelda täpne, mida sa tahad sellest tulest saada. Et need tuled on hästi erineva võimsusega, siin alates 5 wattist lõpetades siin suurte paneelidega, mis on 360 wattiga isegi. Ja samamoodi siis selle korpused on erinevad, valguse toon on erinev, et kõik see, et kindlasti siin mingisugustele väikesemate seadmetele ei ole mõtet nüüd panna mingid tohutu võimsaid tulesid, et sul peab kõik see masina peal olema voolusüsteem ja kõik peab suutma selle tulega reaalselt ära toita ja samamoodi nüüd ei ole mõtet ka eesolevat ala siis ka üle valgustada, et see tuleb enda jaoks nagu kindlasti välja mõelda, et mis sa sellest tulest nagu täpselt saada tahad. Aga kui ma lähengi sinna poodi nüüd ja vaatan neid erinevaid tulesid, et kus ma ikkagi nagu, kui mul see on kaardist, ma tean nagu, mida ma tahan sealt, aga kui ma vaatan neid samuseid nagu vatte, siis seal on samamoodi, et see hind jääb sinna alates seal 10, paarikümnes kuni seal 100 rohkem. Ja kus ma tean, et see on nüüd parem või halvem, kas seal on mingi kuidagi klassifikatsiooni või kuidas neid nagu jagada, et ma tean, et see nüüd on kvaliteetne tuli? Kindlasti tuleb küsida nõu, et mis nende tulede erinevused on konkreetsetel, siis mis on tootevalikus väljas. Et odavat ja kallist leetult kindlasti eristab see, et kallimatel on väga hea niiskuspidavus. Et Eesti tingimustes on see üks väga tähtis asi kindlasti, et kas IP67 vähemalt või IPX7, et kuna meil on seda niiskust ja kõike seda ilmastiku tingimustes nagu nii palju, et siis väga palju on just seda olukorda, kus siin lühiajaliselt juba hakkavad LED-id ära kustuma või see on niiskus sees ja lihtsalt tuleb kiiresti välja vahetada. Ja samamoodi eristatakse ka tulesid erinevate klassidega, et kui nüüd paigaldada suhteliselt võimast tuli, et siis peab kindlasti jälgima seda, et odavamate tulede puhul nad võivad hakata segadama ka raadiotööd,
ja ka raadiosaatjate tööd. Et selles mõttes kindlasti kallimad tuled, mis on nüüd siis näiteks klass 5, mis on nüüd kõige kõrgem töötulede klass, et nende puhul on välistatud see, et nad segaksid raadio või LLR-i tööd. Et näiteks neid kasutatakse, ainult neid tuled kasutatakse kas siin sõjaväeautodel ja erinevatel operatiivsõidukitel. Ja aga mis siis nagu saab, et kui ma olengi ostnud endale selle odava tule ja siis avastan, panen selle peale, kõik on ilus ja siis kui ma raadio lahti keeran, kuulen, et mul käib ainult üks krabin, et ka siis on, et viin tule tagasi või on seal ka mingi lahendus olemas? Et... No, tihtipeale muidugi klient ei teagi seda, et kus kohas täpselt need antennikaablid ja kõik tal seal jooksevad, et siis on olemas loomulikult ka lahendused, et on võimalik paigaldada juhtme peale, mis siis selline spetsiaalseade, mis siis vähendab selle tule mõjumist nimetatud antennidele kõigele sellele ja siis on võimalik ka pistiklahendusega vahele panna siis häireleevendid. Et need on kindlasti väga efektiivsed asjad, et päris palju kasutatakse neid. Aga see probleem siiski tekib siin võimsamate tulede puhul, et kui selline tavatöötuled, mis paigaldatakse, on selline suurusjärk siin 15 vatti kuni siin 50 vatti, et nende puhul on seda probleemi haruharva. Hea küll, aga mida ma veel seal tulel vaatama peaks, et seal karbi peal on veel ju näitajad, üks ongi, mis seal tihtipeale, millest me juba rääkisime, on see võimsus, et sellest kõik saavad aru, aga seal on veel neid parameetrid, mis seal veel on, kelvinid? Jah, kelvinid näiteks. Kelvin on nüüd valguse toon, et seda peab kindlasti jälgima, et kelvinid kõiguvad siin 4000 kuni 6000-ni. Ütleme, et 4000 on pigem selline soe valgus, kollakam valgus ja 6000 kelvinit on juba pigem selline sinakas valgus. Et klassikaline töötuli ongi kuskil 5500 kuni 6000 kelvinit. Ta on väga-väga efektiivne just sellistes kuivades tingimustes. Aga meil on olemas ka eraldi seeria täiesti, kus on 4000 kelvinit Ocean Vision tuled, mis on mõeldud kasutamiseks just näiteks mere peal ja paatidele, mis nagu selline teada tuntud fakt on, et niiskusega ja mere peal veega, mida madalam on kelvini arv, seda paremini tuli näitab. Et mere peal kollane tuli näitab paremini. Et see on selline kindel fakt, et seda kindlasti tasuks enda jaoks ka ja mõelda, et ütleme, mis aastaaegadel põhiliselt seda tuld kasutatakse, mis tingimustes, kuhu ta paigaldatakse, et kui ta saab nagu niiskust ja vett seal palju ja peab nagu selline märjaga väga hästi näitama, et siis soovitaks võib-olla just selliseid madalama kelvini arvuga tulesid. Kas see on umbes sama ka sõiduautodel, et kui me sõidamegi märja asfaldiga, märg asfalt, udune, et siis mida kollasem tuli, seda tegelikult parem on nähtavuse? Jah, ta laias laastus tegelikult ka isegi nii on, et isegi selline väga lihtsa näitena võib tuua isegi näiteks autoralli, et kui muidu kasutatakse sinakaid klassikalisi LED-tulesid, siis näiteks Inglismaal Walesi rallil seal kasutatakse kollaseid tulesid. Et selline uduse, sombuse, vihmas ilmaga selline kollakam tuli tegelikult näitab paremini, et ta läbib seda valgust nagu paremini. Et omalt poolt võib-olla soovitakski siiski kasutada selliseid nagu Eesti tingimustes päris palju selliseid kollakamaid tulesid madalama kelvini arvuga. Ja kui ma lähengi, mis sinu soovitus õige kelvini arv oleks, kui me räägimegi, ma ei tea, traktori, kombaini, töötuledest, et mis see nagu võiks olla? Üks asi, kuhu see kindlasti taandub, on see, et ütleme, et kui traktor on kasutusel sisuliselt ikkagi suvel ja siin ütleme, natuke sügise poole ja kevadel, et siis töötuled, mis on 6000 kelvinit, on väga-väga efektiivsed. Aga kui kasutada selgelt ka väga palju seda, ütleme, sinus sügisel või talvel, kas näiteks ka lumelükkamiseks ja siis on väga mõistlik on kasutada, ütleme, 5000 kelvinit ja selliseid tulesid, mis on kerged kollakamad. Ja samamoodi, mida nagu soovitatakse, on ka see, et ütleme, et inimesed, kes siis tundide kaupa näiteks töötavad selle masina peal, siis mida kollakam on see valgus, seda sõbralikum, seda parem on ta su silmadele, et ta väsitab vähem silmi, et see on ka kindlasti mõistlik, selle peale tasub mõelda. Ehk siis masin, millega palju öösiti tehakse tööd, et seal võiks samamoodi mõelda, et võimalikult, mitte võimalikult, aga pigem natuke rohkem kollakam kui väiksema kelvini arvuga. Kindlasti, et näiteks paljud, ütleme, harvesterid,
et sinna paljud harvesterijuhid kindlasti on seda öelnud, et niisugune kollakum valgus on palju parem või siis ka veokimehed, et kellel nüüd siis on suured kas või kaugtuled näiteks peale pandud, et kui tundide kaupa siiski sõita, et siis ta on nagu silmadele palju nagu sõbralikum. Okei. Saime teada, mis on vatid, mis on Kelvin ja siis on üks termin veel, seal peal on luumenid. Jah, luumenid on ütleme niisugune asi, mis on võib-olla kõige rohkem nagu tuntud just selle poole pealt, mitte nagu Kelvinid, et luumeneid nagu kõik jälgivad. Et luumenite puhul kindlasti see näitab nüüd siis valguse tugevust reaalselt, et luumenitega mõõdetakse seda. Tihtipeale on ka karbi peal nüüd kahed luumenid, et üks on see, mis on nüüd arvutuslikud luumenid, et olenevalt mis LED-elemendid kasutusel on, et palju see tuli reaalselt suudab välja anda. Aga meie müüdavad tuled on kõik siis E-sertifikaadiga ja nad on kõik läbinud testid ja siis testidest tuleb välja nüüd siis reaalne luumenite efektiivse valguse hulk, mis ta välja annab. Ja tihtipeale tootjad teevadki seda, et mitte ei keerata neid tulesid LED-e täiesti põhja, et tagada selle tule just siis pikaajalisus, et ta nagu läbi ei põleks. Et tänu sellele meie soovitame kindlasti just osta selliseid tulesid, mis on igasuguste sertifikaatidega ja et on vastavuses Euroopa Liidu nõuetega. Et siin erinevalt sotsiaalmeedias müüdavad tuled, kus siin lubatakse sulle mitusada vatti ja mitukümmend tuhat luumenit, et need tegelikult ei ole testitud tuled, et me oleme ka ise seda teinud, et proovinud neid tulesid ja testinud neid, et see ta justkui põleb väga eredalt, aga seda efektiivset luumenit, efektiivset valgust, mis ta välja annab, et ta valgustab sul küll üles alla igale poole, aga ta nagu reaalselt seda pinda tegelikult nagu ees olevat ala nagu ära ei valgusta. Okei, aga kuidas mina saan aru, et kui ma neid tulesid vaatan või veel enam, et kui ma ei osta seda ametlikust poest, et ma ostan seda kuskilt, ma ei tea, Facebooki grupis keegi müüb ja ütleb, et need on maailma kõige ägedamad tuled, et kuidas ma tean, et need on katsetatud, need on testitud ja see number, mis see karbi peal on, et see on ka õige, et sa rääkisid nendest sertifikaatidest, et kuidas need pakendi peal seal kajastuvad või kus see info minuni peaks jõudma? No jah, et see sotsiaalmeedias müüdavad tulesid, et ma ei oskagi öelda, kuidas need täpselt pakendatud on, et meil on kindlasti karbi peal on kõik kirjas, mis voltidega süsteemil saab seda tuld kasutada, kas siis 12 volti, 24 volti või siis sobib mõlemale, siis samamoodi luumenite arv, kelvinite arv, vatid, kõik need on siin ilusti välja toodud, ja siis samamoodi siis tule klaasi peal on tähised ja seal on ka E-tähis peal, et see peab nagu kindlasti olema, et see on nagu väga tähtis. Ja lisaks nüüd üks töötule tüüp, mis veel on AR-tähisega tuled, mis on Eestis nõutud tagurdustule tähis, et juhul kui paigaldatakse siis nüüd traktorile või muule mingile seadmele siis töötuli külge, mida kasutatakse koos tagurdustulega. Ta läheb koos tagurdustule käigu lühitamisega, läheb koos tööle, siis seal peab olema peal AR-tähis. Siis on ta Eesti seadustega on kooskõlas, siis seal tohib see peal olla. Et selliseid nüansse peab jälgima, et omalt poolt võib-olla ma soovitangi lihtsalt neid tulesid osta edasimüüjate käest, kes on antud teemaga kursis, kes oskavad klientil seda kõike nagu soovitada, et pigem mitte osta just nagu Facebookist, kus on sulle antud lihtsalt vatid ja luumenid ja selle järgi tundub nagu tohutult võimas ja hea tuli, et aga ta ei pruugi nagu vastata Eesti seadustele ja ta ei pruugi tegelikult anda seda valgustugevust, mida tahetakse saada. Ja teisalt üks asi on kindlasti ka see, et samamoodi vihuri esinduses neid asju ostes antakse toodetele garantii, juhul, kui peaks olema kas niiskusega probleemid või mingi LED ära kustub, siis on väga lihtne see tuli välja vahetada. Okei, aga räägime siis elueast, et pikk siukse LED-tule eluiga võib olla siuke kvaliteetse tule, et ma saan aru, halogeeniga lihtne, pirn läks läbi, tuli põlem, panid uue pirni, panid edasi, et siin ju pirni vahetada ei saa, et on seal mingisugune ette nähtud tehase poolt mingisugused tunnid, et kaua see tuli seal umbes kestma peaks? Kindlasti see suurusjärk võiks kindlasti olla ka päris mitu head aastat kindlasti, et siuke paarkümmend tuhat töötundi ja nii edasi, et aga see nagu hästi palju kindlasti sõltub ka sellest, et kus kohast tuld kasutatakse, mis tingimustes ja kas on nagu paigaldatud ka nagu õige tuli siis sinna tingimustesse. Mingi lihtsa näitena võin tuua, et siin kaevandustes kasutatavad tulesid, et seal
see vibratsioon ja kõik see, mida need tuled peavad seal taluma, et seal tihtipeale tekib selline olukord, kus kui kasutatakse sellised soodsama otsa töötulesid, siis nad kipuvad seal läbi põlema, siis nad ei talu seda vibratsiooni. Et selle jaoks ongi olemas siin näiteks ühe meie brändina näiteks Nordic Lightsil on olemas kohe sellised spetsiaalsed sellised kummipattade peal töötuled, mis siis võtavad justkui selle vibratsiooni endasse ja see tagab siis selle töötule nagu vastupidavuse sellistes tingimustes. Okei, sa ennem korral libises ikka sellest üle, aga räägime sellest niiskuskindlusest ehk siis sellest IP-st, et mida see number näitab ja mis see number täpselt olema peaks ja kus vahemikus see võiks olla? Meie soovitustel ongi see, et mingi IP65 on, see juba enam-vähem on, et 67 ja uuematel tuletel IPX7, et see võiks kindlasti olla, et ta ongi erinevates maades nagu hästi erinevad, ütleme, et ongi, kui siin Eestis turustatakse tulesid, kas või sotsiaalmeedias, mis tegelikult ei ole mõeldud meie tingimustesse, siis nad just seda sama niiskust ja seda ei talugi. Et kui need juhused on nagu väga-väga palju, kas siin suvel paigaldatakse mingid tuled ja siis sügise saabudes hakkavad sealt leedid ära kustuma ja läheb sinna vesi sisse. Et seda tasub kindlasti jälgida, et see on nagu väga-väga oluline selle puhul, et oleks vähemalt IP65 ja 67, et nad oleksid ka Eesti kliimasse reaalselt mõeldud asjad. Ehk siis seal on, mida väiksem see number on, seda vähem niiskuskindel ta on? Jah, võib-olla inimestel ongi väga tuntud näiteks see, et kodumajapidamises on sul vannitoas on IP44, et selliseid asju, ta on pritsmekindel, et seda kindlasti õues kasutada ei saa, et väljas kasutamiseks on nad siiski IP65 ja 67 ja sealt edasi. Et see on kindlasti väga tähtis just Eesti kliimat arvestades. Aga neid tulesid, kui siin nagu ostma minna, siis seal on neid igasuguse kujuga, on ovaalseid, on ümargusi, on kandilisi, ristküülikukulise ristlõikega. Kas see kuju ka nagu midagi määrab või see on nagu pelgalt siuke, mis sa arvad, et milline sulle rohkem sobib, et selle järgi on? Pigem küll, et meil on olemas ka täpselt samade võimsusega, täpselt samade leedidega tulesid, mis ongi nüüd siis ühed on ümargused, osad kandilised ja siis on ovaalseid. Et kas või siin John Deere'i puhul on täpselt samamoodi, et on seal katuse üleval servas kasutatakse sellised ovaalseid tulesid. Et kui nüüd klient näiteks soovib ka olemasoleval traktoril näiteks välja vahetada LED tulede vastu, et algselt on kasutusel halogeenid, et siis ongi see, et need tootja on teinud need pesad ja täpselt sellised, et sinna nüüd panna siis kandilist või ümmargustuld, et ta jääb ka nagu kergelt inetu. Et sellepärast ongi see valik just korpustelt ongi nagu võimalikult lai tehtud, et kõik kliendid leiaks endale sobiva. Aga ma arvan, et siinkohal äkki teemegi väikse pausi ja siis pärast jätkame siit, kus pooleli jäime. Ja, tere tulemast tagasi kuulama Targa Tehnika taskuhäälingut, et minu tänaseks vestluspartneriks on Martin Puh Startaxist ja me jätkame sealt, kus enne pooleli jäime, ehk siis LED-töötuledega, et nüüd sai põhilised parameetrid läbi käidud, et mida seal karbi peal vaatama peaks, enne kui ma otsustan, et millist seda tuld endale osta ja kui ma nüüd selle tulega tulen koju, et mis siis edasi? Kuidas see paigaldus käib, et mida ma peaks jälgima, kui ma tahan seda paigaldada või et kui ma tahan seda juurde panna lisaks või kui ma soovin näiteks olemasolevaid halogeene leedide vastu välja vahetada? Üks asi, mida kindlasti peab jälgima nüüd see, et kui me võtame näiteks selle, et olemasolevaid tulesid välja vahetada, et siis tuleb jälgida seda, et nüüd juhtmesari, mis seal nüüd traktori küljes on, nende olemasolevatel tuledel, et oleks ka see juhe nagu piisava ristlõikega. Et kui nüüd siuke väike lahja halogeen vahetada nüüd mingi hästi võimsa, mingi 100-vatise mingi töötule vastu, et siis võib kergesti tekkida olukord, kus olemasolev juhe lihtsalt ei lase seda voolu läbi ja ta ei suuda seda leedi ära toita. Ja siis antud juhul on see kindlasti väga ohtlik, et see juhe võib minna väga soojaks ja võib ka põlema minna.
et seda peab nagu arvestama, et siis niisuguse 100-vatise töötule puhul ta võiks olla siiski niisugune 1,5 ruutmillimeetrine või niisugune korralik juhe võiks ikkagi nagu peale minna, et sellega peab kindlasti arvestama. Ja seal ongi, et meile ka tihtipeale tullakse selle jutuga, et mul on see natuke vanem masin, seal ümber halogen tuled, peremees ostis endale nüüd ekstreemsemad näitanud, ostis uue masina, millel uhked kaasaegsed LED tuled ja siis tekib probleem, et selle vanema masinaga mitte keegi ei ole nõus enam öösid tööd tegema, sest see vahe on nagu täiesti müstiline, et seal ongi inimese see töömugavus, et kui sa ikka pead seal mõnikord seal võib-olla öö otsa tööd tegema, et see on nagu väga suur vahe. Et seal ongi, et siis kui sa meie juurde tuled, et siis me teame, et mismoodi neid asendada saab ja seal võib ka tekkida probleemid, et kui sul on natuke kaasaegsem masin, tulesid jälgitakse ka känniga, et vaadatakse, kas su pirn on terve või ei ole, et siis võib tekkida ka seal erinevad probleemid seoses sellega, et sa paned küll selle LED tule külge, aga su masin ütleb, et sul on pirn läbi, sest see tarbimine on liiga väike, et kas ka siin on mingit lahendust? Selle jaoks on mitu lahendust, et esiteks on olemas sellised eraldiseisvad känniplokid, mis pistikuga vahele saab sinna ilusti panna. Ja teisalt on olemas meil eraldi ka juhtmesarjad selle jaoks, kus on olemas siis kohe, see on känni veateate eemaldi, mis siis imiteerib traktorile piisavat voolutarvet, et ta seda viga sinna põlema ei pane. Ja lisaks on siis ka olemas seal, näiteks, et kui paigaldada nüüd uued tuled, mida ennem seal küljes ei olnud, lisaks valgust, et siis seal on olemas ka kõik sellised releid ja kaitsmed ja kõik sellised asjad, mis seal vahel peavad käima sinna ahelasse. Et on olemas kohe sellised spetsiaalsed juhtmesarjad. Ja samamoodi, ütleme, kui see näitena nüüd, et vanemal traktoril välja vahetada need töötuled, et see ilmselgelt ongi tööd palju parem teha, kui sa näed, et see valguse tugevus ongi täpselt see, mis on see LED-i nagu kõige suurem eelis. Et siis selle poole pealt üritamegi nagu väga arendada seda, et sellised laias ringkonnas just kasutusel igasugused sellised, samamoodi John Deere traktorid, et selle vanemal traktoril, mis tüüpi, mis kujuga, mis kinnitusega need tuled tal seal täpselt on, et siis on meil valikus olemas sellised tuled, mis saab sinna täpselt üks-ühele asendada ja mis sobivad ka tootjapoolse pistikuga täpselt kokku. Et tihtipeale on see, et tootjal on kohe selline spetsiaalpistik seal taga, et ta nagu ilusti sinna nagu otsa istuks, et see on nagu selline, teeb selle paigaldamise nagu hästi lihtsaks. Ja meil ongi tegelikult, kui teil on siin 20 aastat vana masin, millel oli seal kabiini servas olid tuled, mis olid väga kindla kujuga ja kinnitusega, et on võimalik, et tänapäeval on sinna ka tehtud tänapäevased LED tuled, et sa võtad lihtsalt selle vana halogeni ära ja paned selle oma LED-i asemele ja see valgushulk on ikka absoluutselt teine, et sellepärast nüüd päris masinat välja vahetama ei pea, et mul on tuled kehvad. Jaa, kindlasti, see ongi täpselt see, mis sa ka ennem küsisid, et miks neid tulesid nagu nii erinevaid on, et see ongi sellepärast, et need masinaid ja ka need tulede välimused, mis seal nagu küles on nii erinevad, et siis oleks neid võimalik igale poole paigaldada. Et meil on valikus ka olemas täiesti sellised eraldiseisvad, kui võtta nüüd mingid täiesti sellised vanatüübi, kas või Vene traktorid, millel on sellised ühe jala otsas ümmargused tuled ees näiteks, et meil on isegi olemas sellised, mis on siis täis LED element, et tal on siis seal olemas lähituli, kaugtuli, sa saad nagu tervenisti vahetad lihtsalt selle suure tule sealt eest välja. Ühesõnaga me ei räägi enam masinates, mis on 20 aastat vanad, et me läheme ajaloos veergi rohkem tagasi ja saab ka sinna väga moodsaid lahendusi külge panna. Ei pea ka neid ära viskama, et saab ka need ilusti, saab ka need ära valgustada, ei ole üldse probleemi. Väga äge, aga räägime nüüd veel natukene spetsiifilisematest nendest LED-tuledest, et väga kuum teema viimasel on taimekaitse pritside tuled, just seda poomi valgustamiseks, et teatavasti me viimastel aastatel on üha väiksemaks jääb see aken, millal taimekaitse pritsi kasutada saab ja üha rohkem tuleb neid töid teha öösiti, et mis lahendused seal on välja pakkuda, et see juht näeks ilusti oma seda poomi, et mis tal toimub seal taga, kui väljas on pime. Siin mängibki täpselt sama asi mängib rolli, mis on siis see kelvinite arv. Et kui valgustada pihustatavat ala
nüüd selle 6000 kelvinit niisuguse kergelt sinaka, niisuguse valge valgusega, siis ta ei valgusta ära seda. Et selle jaoks on olemas täiesti eraldi tuled, mis on hästi kõrge kelvini arvuga ja mis on eest ka sinise klaasiga. Ehk siis ta tekitab veits UV-lambi efekti, et ta on täiesti sinine valgus, aga see sinine valgus valgustab ilusti ära täpselt selle pihustatava ala, et sa näed täpselt kaugele ta ilusti pihustab ja et saaks nagu ilusti kõik nagu ilusti kaetud. Et selle jaoks on ka niisugused eraldi täiesti iseseisvad kohe niisugused spetsiaaltuled olemas täpselt selle jaoks. Jaa, ehk siis kui sul on pritsipoomile vaja, et siis tule meie juurest läbi ja me leiame sinna ja kui sa leiad või satud meile külla, siis meil on ka tehtud lisavarustuse kataloog traktoritele, et seal on olemas samamoodi mudelipõhised LED-tuled, mis on võimalik sul halogene vahetada, et võta see näppu ja tee oma masin tunduvalt paremini nähtavaks. Aga äkki mõne sõnaga veel, et kuhu see tulede maailm liigub või mis on need viimase aja hitid seal või mis on nagu tehtud, mis on kõige uued asjad, mis on välja mõeldud? Ütleme, et LED-tulede puhul on kindlasti see, et see arendus on juba nii pikka aastaid käinud, et selle valguse, ütleme siis luumenite arvu ja samamoodi vattidelt mingi hetk tuleb see piir ette, et need ei saa nagu lõputult veel võimsamaks teha, et seal sul tekib paratamatult olukord, kus sa valgustad selle ala liialt ära ja siis ta hakkab silma nagu tõsiselt häirima. Et tänu sellele võib-olla ei olegi enam need tuled nagu läinud aina võimsamaks, et näiteks uued siin suunad, millega tegeldakse palju, on näiteks see, et mida me oleme just ise nagu üritanud siin hästi palju arendada, on see, et Eesti tingimustes näiteks meil on valikus need olemas soojendusega töötuled. Ta sisuliselt töötab täpselt samamoodi nagu sõiduauto tagaklaasi soojendus. Et ta on lihtsalt mitte sisse lülitatav, võtan temperatuuri anduriga. Et alla 5 kraadi, kui välitemperatuur langeb, siis ta läheb kogu aeg soojendus järgi. Et see tagabki sulle väga, väga heana just selle, et kui väljas on väga udune või on siin talvetingimustes lumi, et ta suudab kogu aeg tuleklaasi puhtana hoida. Et kui sul kõik tuled ka kogu aeg ei põle, et siis on just see, et kui sul on mingil hetkel nüüd vaja seda valgust, sa lükkad need põlema, et siis sa tead, et see tuli on puhas. Või siis ka sahkadel kas või kasutad kuskil külje peal või ees, et kui sa paigaldad kui sinna lisavalguse, ta näitab küll hästi, aga kui ta viskab sinna lund peale, siis ei ole sellest tulest nagu mitte mingit kasu enam. Et selle jaoks ongi näiteks soojendusega tuled, et siis ta hoiab selle klaasi ilusti puhtana. Ja seal ongi, et nii mõnedki kliendid, kes siin lund lükkavad, tihtipeale nad ütlenud, et nad ei vahetagi kõiki oma halogen tulesid LED-ide vastu, sest lihtsalt see teatavast halogeni soe ja tuleb klaasi puhtaks, aga halogeni see valgus hulk, mida ta eraldab, see on hoopis teisest klassist ja ühesõnaga, et nende murele on ka nüüd leitud lahendus. Ja ongi, et kui muidu just kui LED-il on nagu valgus palju parem, aga kuna ta ei lähe nagu klaas nii soojaks, et siis ta just kui ei sobinud seal kasutamiseks, siis täna ongi lahendus see, et panna sinna lihtsalt soojendusega töötuled. Et neid on meil ka nüüd üha rohkem aina erineva kujuga, erineva võimsusega, et kindlasti neid soovitan. Ja siis samamoodi on kindlasti ka võimalik saada mingisugune, ma ei tea, sahale tulesid, sahkadel on samamoodi tuledi küljes, et lund lükkavad. Jah, see ongi üks sama, mida me siin korra juba puudutasime, see, et vanale traktorile tuled ära vahetada, et samamoodi neid on ka nüüd erinevad tüüpi, et kui siis kas traktori enda tuled või mis iganes masinal jäävad siis saha varju, siis on võimalik paigaldada täiesti iseseisvad tuled, kus on lähituli, kaugtuli, parktuli, suund, et seal on kõik asjad sees. Ja ta on täis serditud, et nende tuledega on siis lubatud ka liikluses osaleda. Okei, aga seal, kui me juba teetööde peal läksime, et seal on ka väga oluline tuli, mis on ka vilkur. Et teatavasti vilkurid on samamoodi, et need vanad halogenid üha rohkem ja rohkem vahetatakse neid LED-ide vastu, et palju seal erinevusi on, mida ma seal pean vaatama, kui ma soovin oma halogen vilkurit vahetada uhke vägeva LED-i vastu? Vilkurite puhul kindlasti soovitan just seda, et vilkuri puhul tuleb samamoodi jälgida sertifikaati. Et see on, et võib täiesti proovida ja vaadata, kuidas siin erinevatel seadmetel vilkurid töötavad, et kui ajada traktor välja ja seal on kasutusel ka vana tüübi vilkur ja väljas on ere päike, siis sa reaalselt ei ole võimalik näha, et see vilkur üldse töötaks. Et selle jaoks on kas siis näiteks R65 sertifikaat, mis vilkuritele
siis antakse ja see tagab sulle selle, et see vilkur on ka mis iganes ilmastikutingimustes on nagu väga hästi nähtav. Et seda ma soovitan kindlasti jälgida. Ja vilkurite puhul ega seal on 3 erinevat kinnitustüüpi, on siis palju just põllumajandustehnikus kasutatav, nimetatud siis postiotsa, tapiotsa kinnitatav vilkur ja siis on meil põhimõtteliselt täpselt samast seeriast on siis saada ka, on siis pindkinnitusvilkurid, et kus sa saad siis 3 poldiga ta näiteks katusele kinni panna. Ja samamoodi magnetvilkurid. Et magnetvilkurid kasutatakse hästi palju just siis, kui sa kas pead mingi hetke kuskil liikluses osalema, näiteks siis saad nagu ajutiselt panna seadmele peale ja samamoodi magnetvilkurid on siis olemas ka, on siis aku laetavad vilkurid, et kui on vaja nüüd kas haagist või miskit valgustada vilkuriga, millel ei ole oma toite võimalust, et siis sa saad sinna ajutiselt peale panna magnetvilkuri, mis on selline väga-väga hea lahendus, et kuskil kas või tee ääres seistes või mingi seade tee äärde näiteks seisma jättes, millel ei ole oma toidet, et siis saad selle magnetvilkuriga ära valgustada. Aga võib-olla ühte asja veel natuke räägisime, et kui me töötuledest räägime, siis töötulede ulatus tavaliselt ei ole nii väga suur, et see ei ole küll vaja, et sa näeksid sinna mingisuguse kilomeetri taha, aga kui mul on niisugune spetsiifiline töö, et ma pean nägema sinna pikalt ette, et näha mingit sihti või asja, et mis lahendusi mul seal oleks masinal võimalik panna? Ega selle jaoks ongi kasutatavad juba tavakaugtuled, mis muidu on siis laialt kasutusel just liikluses ja tavasõidukitel ja veokitel, et päris palju paigaldatakse ka kaugtulesid just traktoritel, et kui võtta nüüd tegemist on mingisuguse väga suure põlluga näiteks, et kui sul tava töötuli olenevalt oma võimsusest valgustab seal, ma arvan, kuni kuskil 100 meetrit, et siis, et kaugemale näha seal 200, 300, 400 meetrit, et selle jaoks paigaldataksegi sellised kaugtulepaneelid on. Et siis need on saada erineva pikkusega, erineva suurusega, et selline katuse üles serva, näiteks mingi selline kitsas kaugtuli, mis näitab sulle 300-400 meetrit ettepoole, et see on selline hästi, hästi mõistlik lahendus, et sa näed just, mis seal põllu peal nagu ka kaugemal toimub. Ja, et kui me vaatame samamoodi, et kui siin eks põllutööde kiirused lähevad ka ühe suuremaks, et siin taimekaitse pritsimistöid tehakse juba siin varsti siin mingi 25-30 kilomeetrit isegi tunnis, et seal on nagu väga oluline juba, et ma näeksin nagu ette, et saaksin olla valmis võib-olla mingi läheneva öösiti, ma ei tea, metslooma, elektriposti, mille iganes jaoks. Just, et siis sul on palju parem ülevaade lihtsalt ees toimuvast. Ja samamoodi nüüd selle, kui me liikusime siin vilkurite poole peale, et siis vilkurid ja töötuled selle poole pealt on meil nüüd uute toodetega näiteks seotud, et töötulede samasse korpusesse paigaldatakse sisse juba ka vilkureid. Et ütleme, et kui on vaja näiteks kas seadmel nüüd siis ees tagant külje pealt valgustada niimoodi, et oleks ka vilkurid küljes, siis meil on olemas uued töötuled, kus on ka kohe sees olemas siis vilkur, et sa saad seda sama korpuses olevat tuld kasutada 2 erineva asja jaoks, et sa ei pea nagu 2 eraldi tuld paigaldama, mis on nagu hästi mõistlik. Ühe paigaldusega mitu muret kohe. Just, ja samamoodi siis kaugtulede puhul täpselt samamoodi, et ette kaugele valgustama, et kui paigaldada näiteks tahaotsa peale töötuled, kus on vilkur sisse ehitavad ja ettepoole siis tuli, mis näitab kaugele ja samas ka vilgub, et sul on seda paigaldamisvaeva, juhtmete vedamist, kõike seda nagu oluliselt vähem, et sa paigaldad ühe korpusega siis mitme funktsiooniga töötule lihtsalt. Aga Martin, ma arvan, et ega me vist suuresti saigi kogu see valdkond siuke kiiresti läbi joostud, et ma arvan, et sina võiks igas sellest spetsiifilisest teemast siin rääkida tunde, aga ma arvan, et siuke kerge ülevaate me suutsime anda ja ma arvan, et võib-olla nii mõnelgi tekkis mõte, et äkki võiks välja vahetada oma vanad tuled, sellepärast, et pime aeg on algamas või tegelikult juba käimaski, et saab oma masina palju valgemaks. Kindlasti, seda me soovitame väga, et eks sellega tõuseb nii töö efektiivsus ja kõik, et kui on ikkagi, on sul tööala nagu korralikult valgustatud ja kõiki räägitud tooteid saab siis meie edasimüüjate käest siis ka Vihuri 3 esindusest saab siis soetada ja need on kiiresti saadaval ja kõik paigalduse pool ja see täpselt samamoodi, et väga soovitan kasutada tulesid, et oleks hea valge kõiki töid teha. Ja, et ühesõnaga kokkuvõtteks, et mis iganes mõte teil nüüd tuledega tekkis, et võtke meiega ühendust,
Türi Tartu esinduses ja kindlasti leiame teie tuledamurele lahenduse, et siinkohal, mis lõpuks soovime, et valget tööd või? Just valgustatud töö. Valgustatud töö. See on palju efektiivsem kindlasti. Valgustatud tööd. Aga olge siis head ja kuulake meie varasemaid taskuhäälinguid siis meie kodulehelt, SoundCloudist ja YouTube'ist ja peatsete kohtumisteni. Kõike head!